kas on kuulda, kas on näha. Kui kellegi kuulda näha ei ole, andke käega märku, chatis võite kirjutada. Ja kui on kellegi küsimusi, võib-olla pärast läheb meelest ära. Meil on siin 36 slaidi, kes slaidi loeb ja et siis saab küsida ka vahepeal. Et ka siis panna hääl peale ja öelda kõva häälega, et mul on küsimus või siis kirjutada chati ja siis Piret ütleb kõva häälega, et on küsimus. Et siis me saame kohe kõik vaadata. Et lihtsalt paari sõnaga siis ka enda kohta, et siis mina olen Liis Soome ja olen sellises firmas nagu Viilup uuringud. Viilup uuringud siis tegin aastal 2016 oma ettevõttena. Enne seda siis minu taust selline, et töötasin 8 aastat turunduses, õppisin ka majandust, aga siis tundus väga huvitav tarbijate käitumine. Tegin ka Anna pöörde 2009 aastal ja sellest ajast alates tegeleb uuringutega. Et kui keegi siis täpsemalt teada metoodikat asjade kohta, siis on alati sellest ka rääkida täpsemalt. Aga viisime läbi ettevõtliku kooliprogrammi uuringu. Ja uuring siis ise koosnes meil 2 etapist. Esimene osa ehk siis seda nimetatakse kvalitatiivseks osaks oli fookusgrupid. Oli see, et me viisime läbi 3 gruppi. See oli vestlusring Zoomis, kus koos esimeses 2 grupis olid liitunud koolide esindajad ja siis ühes olid mitte liitunud koolide esindajad. Ja küsisime erinevate teemade kohta, mida te siin näete, et väga mitmes kohas, kui see on mullikene, siis on välja toodud tsitaate ka erinevaid. Ja kui me saime sellise esimesed mõtted natuke kokku, siis me kasutasime seda selleks, et paremini koostada ankeetküsitlust. Ankeetküsitlust olete enamasti kõik vist näinud, ma arvan ka, et tihti peale tuleb meili peale küsitlus, et vasta see 5 palli skaalal ja siis või vasta ei, jah ja nii edasi. Et siis on natuke erinev sellisest fookusgrupis, kus vesteldakse pigem vabamalt natukene. Ja küsitlesime 2 sihtrühma taaskord. Need koolid, kes on liitunud, tuli vastu kokku 130 ja küsime neid kooli, kes on mitte liitunud, kokku 127 vastajat. Et edaspidi te näete selliseid asju, et tase saavutad, tasu pole määratletud, ei oska öelda. Samamoodi siis kuld või hõbetase ja baastase, ehk siis need kuld, hõbe ja baastase kokku on need, kes siis on tase saavutatud. Kirjutan suhteliselt lühidalt, sellepärast, et muidu lihtsalt läheb need graafikud liiga pikaks. Tase pole määratletud ja ei oska öelda, et siis need on liitunud koolide kohta. Ehk siis näete seda, et baastasemega vastajaid 60%, kuld, hõbetase 13%, pole määratud 24%, ei oska öelda, see on öelnud 3% selliselt. Kui on küsimusi, kohe saate küsida. Aga hakkame pihta, et rääkisime erinevatel teemadel. Esimesel küsisime, milline on üldse kuvand. Ja küsisime alguses seda, et kuivõrd tuntud on. Seda küsime nii liitunud kui mitte liitunud koolide, mis te arvate, kuivõrd tuntud on üldse ettevõtlik kool. Et üldiselt siit võib näha, et küllaltki tuntud arvates ole nii nende hulgas, kes on mitte liitunud siin allpool, kui ka need, kes on liitunud. Loomulikult see on väga suur vahe, et liitunud koolid arvavad oluliselt rohkem, et on pigem tuntud või tuntud ettevõtliku kooliprogramm. Et mitte liidu küsitlus, kes arvasid vähem, et on tuntud, oli siis Harjumaa, Kesk-Eesti, seal asuvad koolide esindajad, algkoolide esindajad ning muu õppekeelega koolide vastajad. Muu õppekeelega valdavalt oli siis vene keelega. Ja liitunute küsitluses arvati siis tuntus on madal samamoodi Harjumaa, Lõuna-Eesti ja gümnaasiumi täistsükli koolide hulgas ning baastasime koolide esindajate arvates. Et üldiselt direktorid, meil oli siis nii direktorid kui koordinaatorid, kes vastasid ja direktorid ja koordinaatorid samamoodi siis koordinaatorid, koordirektorid, kes osalesid uuringus. Ja direktorid pidas natuke siis rohkem tuntuks seda. Mida öeldi siis fookusgrupis selle kohta? Seal maakonnas, kus on selline tugev koordinaator, kes asjaga tegeleb, seal ma arvan, et ka seda programmi hästi teatakse. Et siis seostati ka koordinaatoriga tuntuse taset. Ja kui hästi ta siis tutvustab seda temaatikat. Milliste üldpädevustega seostatakse ettevõtliku kooliprogrammi? Number 1, ülekaalukalt vasakul pool on siin liitunud koolid ja paremal on siis mitte liitunud koolid. Number 1 on ettevõtlikkuspädevus. Jah. Et number 2 ja 3 on siis vastavat suhtluspädevus, õpipädevus, millega seostatakse. Et siin on natuke näha, et need, kes on siis liitunud, seostavad kõikide nende erinevate pädevustega natuke rohkem. Samas need, kes ei ole liitunud, ma kõikis ette loed, pärast saate selle, saab üle vaadata siis samamoodi asjad, et seostavad vähem kõikide pädevustega. Ja rahulolu me küsisime loomulikult nende käest, kes on liitunud.
ja küsisime erinevatel teemade kohta. Siin ma käin nüüd küll kõik ühe kaupa läbi. Et võib öelda niimoodi, et liitunud koolid üldiselt valdavalt on ikkagi päris rahul. Et on selliseid, kes ei ole rahul, et on väga vähe. Ja keskmine rahul on kõrgem alg- ja põhikoolides. Maal on siis madalam kui linnas. Ja samas märgata, et veidi madalamad siis on eesti õppekeelega õpetus võrreldes muukeelsetega on hinnangud. Et millega kõige rohkem oleks rahul? On maakondliku koordinaatori tugi ja nõustamine. Siin on rahulolu, kes ütleb väga rahul 61% ja 23% hindab 4-ga, ehk siis võib öelda niimoodi, et 84% valdab enamus on rahul sellega. Kes olid natuke vähem rahul, olid üleüldiselt natuke olid ka hõbe ja kuldtaseme koodi esindajad võrreldes siis näiteks baastasemega. Millega järgmise rahul ollakse, on igasugused muud koolitused ja seminarid, näiteks hariduskonverents, edulood, e-vahetund ja nii edasi. Sellega siis kohta 32%, et on väga rahul, 43%, et on hinnanud 4-ga, ehk siis taaskord kokku siis on 75%, et on väga kõrge rahulolu. Küsisime, et üldist rahul kokku programmiga, et siin on nüüd pannud need järjestuse järgi, et kõrgemast madalama poole, aga üldine rahul kokku programmiga oli kõige lõpus, rahul, et hinda kõike kokku. Ja siin võibki öelda, et just see, et üleüldine rahul programmiga kokku on 75%, ehk siis tõesti ka väga kõrge. Et ega see rahulu küsimuste üldiselt võib öelda niimoodi, et kui hinnatakse kas muid programmi, kõik muid asju üle rahulolu, siis tegelikult siin on näha, et on väga kõrge rahulolu. Programmi turunduskanalid, samamoodi kõrge rahulolu, programmi koolitused, baasrakendus standardkoolitused on siis üle keskmise rahulolu, programmi meeskonna tugi ja nõustamine, samamoodi üle keskmise rahulolu. Et kus koha siis rahulolu jääb natuke nõrgemaks, ehk see keskmise tasemel on võrgustikus tugi ja suhtlus, see on siis kokku on näha, see on 52% siin. Juhtimistööri standard samamoodi 44%, enesehindamise vorm, see juba natukene allapoole õpetaja tööriist tulem ja tagasiside raport on siis, millega kõige vähem siis ollakse rahul. Aga samamoodi on ka see, mida kõige vähem siis osatakse ka hinnata. Mida on öeldud see programmi kohta, et meeldis selle juures just süsteemsus, et hõlmab kõiki koolielu valdkondi. Et siin on jah näha, et see tasemete järgi, et ma siin pikalt ei peatu, et siin ma juba ütlesin seda, et kõrgem siis koodis, kus tase on määratud, võrreldes nende, kus on tase määramata ja baastaseme koodi esindaja rahul oli siis kõrgem kui kuld- ja hõbetasemega koodides. Et eriti see paistis silma siis võrgustiku toe ja suhtlus osas, mida kuld- ja hõbetasemega koolid hindasid madalamat. Tagasiside standardile. Et rahul väga rahul oli 54%, enam-vähem rahul 18% ning üldse eriti ei olnud rahul 4% vastajatest. Mida räägiti selle kohta, siis mis see probleemid olid või miks selle rahul jääb see keskmise tasemele, et just fookusgrupis võttes, et öeldi, et standard on liiga jäik, et leiti seda, et tunni läbiviimiseks sisehindamise on ka teisi toimivaid metoodikaid ning koolidel võiks olla rohkem võimalust kohandada seda metoodikat. Samuti heideti seda ette standardi uuendamisel ei arvestatud piisava koodi praktikaga ning haridusministeeriumi poolt sisehindamisele seatud nõuetega. Ja üks vastaja tõi ka seda välja, et mõne kriteeriumide väiksemate maakoolide jaoks raskem järgida, et seda eriti just viimase 2 aasta jooksul tekib raskusi. Et see on nüüd see pool, mida saab standardi puhul ka edasi vaadata, et muuta natukene. Et küsisime, kas standard on sisehindamise aluseks. Et suures osas taseme saavutav koolides, jah, see oli sisehindamise aluseks. Et siin on näha, et me küsime seda, et kas ühildub ka kooli arengukavaga või siis ka ei ühildu kooli arengukavaga. 35% on öelnud, et jah, et ühildub. 34% on öeldud, et osaliselt ühildub, ei ole sisehindamise alus 10% ja 4% ütles, nad ei ole seda enesehindamist veel teinud. Et erinevusi ühelduse põhikoolides või muudes õppeasutustes. Kas kellegi on vahepeal küsimust tekkinud äkki? Tahab küsida eelmiste teemade kohta, rahulolu kohta, kuvandi kohta. Aga siis lähme edasi kasu ettevõtliku kooliprogrammi rakendamisest. Et küsisime seda, aga küsimus me küsisime selliselt, et küsisime nende käest, kes olid liitunud, et palun märkige, kes teie õppeasutuses ja millisel viisil on saanud kasu programmiga liitumisest. Kõigepealt õpilaste kohta küsisime ja mitte liitunud küsimine, palun märkige, kes teie õppeasutuses millisel viisil võiks saada kasu.
Ehk siis siin on võrreldav see, et mis on praegu nende osalejate praktiline kogemus versus siis see, mis on ootused nende poolt, kes ei ole liitunud. Et huvitav muidugi see, et kui siin edasi läbi vaadata, küllaltki palju on sarnasust tegelikult. Alates sellest, et on vähe neid, kes arvavad, et ei saa kasu sellest, kuid siinkohal ma peaks ütlema seda, et me saatsime välja üle 800 mitte liitunud koolile ja tundub, et pigem vastasid need, kes on sellest programmist ikkagi huvitatud. No, et võiks tahta selles osaleda. Eks ka see võib olla ka selle mentaliteedi põhjuseks. Et kasuprogrammist õpilastele, et number 1 on nende arvates, kes on liitunud, on suurem kaasatus. 65% ütleb, et õpilased rohkem kaasatud. Suurema kaasatust mitte liitunud arvavad see 3. kohal on 48% arvab, tuleb see. Kaasaravad tegevused 64% on siis liitunute puhul ja see on nüüd see asi, mida arvavatakse mitte liitunud puhul, et see on esimene asi 66%, mis siis sealt saab tulema. Parem enesejuhtimine 47% versus siis parem enesejuhtimine 56% mitte liitunud poolelt. Paremad suhted õpetajatega 33% versus 32% samal tasemel. Muul viisil kasu, ja kes ütleb, et ei ole kasu saanud, liitunud liitudest 5% seda ja arvatakse, et ei saa kasu, siis 2% mitte liitunud poole pealt. 11% siis ei ole saanud hinnata, kas said kasu liitunutest ja 9% ei oska hinnata, kas võiks saada kasu. Mida meil fookusgrupis öeldi õpilaste kohta? Näiteks seda, et õpilased innustab, et saavad oma ideid realiseerida. Ja üks kool ütles ka seda, et tegime uurimuse, andis võimalus õpilaste küll tegutseda, aga nad ei tajunud seal seda õppimise osa taga või oli meie refleksiooni osa nõrgem. Et see tööd õpilaste kohta. Et mida siis muud all mainiti, on näiteks see, et noortel on suurem huvi, tegutsemisrõõm tänu elulisele õppele ja et ettevõtlikkuse pööratakse loovtöödes ja klassivälistes tegevutes rohkem rõhku. Et see on õpilaste kasu siis, mida veel toodi välja. Kasuprogrammist õpetajale. Samamoodi küsisime, et mis on siis, mida näete, mis on toimunud ja siis mida siis arvate, võiks tulla. Et number 1 mõlemal pool on parem arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest. 74% versus 69% ootusena. Parem koostöö kolleegidega 54% versus 65% mitte liitunud. Paremad suhted õpilastega 38% versus 53% mitte liitunud. Muul viisil 8% ja 4%, et õpilast ei ole või pigem ei ole kasu saanud, arvas 2%, mis samamoodi ka teise poole pealt arvab, et ei saa kasu 2%, ei oska hinnata 12% või siis 18%. Et siin ka seda taas natuke märgata, et mitte liitunute ootused on siin natuke siis kõrgemad kui need, kes siis just koostöö mõttes ja parem koostöö kolleegidega ja paremad suhted õpilastega just selles osas on siis ootused kõrgemad, et millele siis võiks ka ilmselt tähelepanu pöörata, kui uue liitunud koolid hakkavad ühinema. Et mida siis fookusgrupis näiteks öelda? Räägime õpetajatega omavahel, et oleme ettevõtlikud, peame olema ettevõtlikud. Kui me pole midagi uut ette võtnud, siis on juba halvasti. Et võiks öelda, et üldine pilt on siin suht sarnane ja mida toodi veel lisaks välja. Näiteks, et õpetajad uued koolitusvõimalused, eneseanalüüsi võimalused, parem arusaam sise hindamisest ning uued väljakutsed. Kasuprogrammist juhtkonnale. Et siin on pilt väga sarnane mõlema poole pealt. Et pikemaajalise plaaniga arendustegevused on number 1, mida arvatakse siis kasuna 63% versus 69%, konkreetsemad sihid 56% versus 55%, parem fookus 49%, et siin on nüüd see koht, kus kohas on liitunud saanud rohkem paremat fookust, kui siis osatakse arvata või loota sellest programmist. 38%. Paremad suhted õpetaja 22%, parem suhted õpetaja 35%. Et kasvu arvab siis, et ei ole saanud samamoodi väga vähesed, et ma ei hakka siia praegu ette lugema. Et mida siin näiteks siis toodi välja on see, et on olemas juba hea toimiv sisehindamise süsteem, mis ei lähe kokku ettevõtte kooliprogrammiga, mis pigem takistab, et see on üks siis välja toodud selline pool siin. Aga taaskord jah, sellised vägagi sarnased ootused ja mida öeldi fookusgrupis, juhina sain aru, et selles punktis oleme, kuidas nüüd edasi. Muudele osapooltele, mis kasu on siis keegi teine, et siin on jah, et number 1 on ikkagi lapsevanemad, kellega siis on
sadud siis liitudes sadu kasu, et nendega suhtleses. Abipersonal kogu koolimeeskond, koolipere, see on nüüd tuli ise öeldi juurde siia, et seda õpetajad 2%, teised koolidega ja siis ka lihtsalt muud mainitud. Et ootuste mõttes, et võib-olla siia ei osatud öelda, et kogu koolimeeskond võiks olla, aga öeldi, et lapsevanemad, õpetajad, õpilased, et kellega võiks olla. Et muudes huvigrupis jah, et eelkõige siis laiem kogukond, tugipersonal, et loetid ette, kes võiks siis saada samamoodi. Kuidas see erines siis nende tasemete järgi? Et kas õpilaste õpetajatele ja kooli juhtkonnale osati rohkem välja tuua koolides, kus tase oli määratud, et võrreldes taseme määramata, aga siis oskas välja tuua rohkem need, kes siis oli baastasemel või hõbe ja kuldtasemel. Kaasarvamad tegevused tõid välja enam siis kuld- ja hõbetaseme koolide esindajad, samamoodi suuremad kaasatus, paremad enesejuhtimissuhteid õpetajaid tõid rohkem välja baastaseme koolide esindajad. Ja ma hakkasin, ma arvan, et kõik võib taaskord ette lugema, et pärast saate need üle veel vaadata, et kes mida mismoodi välja tõid. Et koostöö parand tänu programmile, et just see koostöö teema, et kuna see oli ka üks selline ootus, et siis me küsime ka täpsemalt, et kellega siis koostöö siis kas siis vastavalt on paranenud või oodatakse, et on paranenud. Et küllagi vähes on neid siis, kes ei ole näinud mitte ühe siin nimetatud ettevõtte, teised koolid, lapsevanad ja noorteorganisatsioonid, et nendega oleks ainult 2%, seda ütleb siis 6%, et mitte ühegi ka nendest. Ja siis ootuse mõttes on lausa näha, et mitte ühegi nendest on 1%, kes siis arvab, et ei lähe paremaks koostöö. Et erinevus on siin näha selles, et kes on liitunud, et on paranenud koostöö ettevõtetega 56%. Teiste koolidega 50%. Lastevanematega 2%, noorteorganisatsioonidega 26%, teisega siis 5%. Ja siin on natuke järjekord teine, lastevanematega 67%, samas ootuse mõttes on siin kõrgem ootus 67%, võrreldes siis näiteks 42%, mis on siis tegelikult toimunud. Ettevõttedega 62%, ehk ka siin on ootus taas natuke kõrgem, teiste koolidega samal tasemel. Noorteorganisatsioonid 24% ehk siis ka samal tasemel. Et ehk siis on näha seda, et oodatakse eelkõige siis ettevõtted lapsevanematega ja teiste koolidega siis paranemist, koostöö paranemist. Et mis on öeldud veel, on öeldud seda, et projektidel on kõige lahedam võrgustiku koostöö, et leida uusi ja lahedaid partnereid, kellega midagi ägedat ellu viia. Seda öeldud fookusgrupis. Erinevused tasemeti. Koostöö paranemist samamoodi toodi välja pigem koolid, kus tase määratud, võrreldes nende koolidega, kus tase määramata. Ja kuld- või hõbetaseme toodi siis välja natuke rohkem koostöö paranemist ettevõtetega, lapsevanematega. Samas baastasemel oli tõid rohkem välja teiste koolidega, noorteorganisatsioonidega koostööd. Kas selle osa kohta on küsimusi kasvuprogrammist? Ma siis liigun edasi järgmise teema juurde. Et küsisime, millised on muutused ettevõtliku kooliprogrammi rakendamise tulemusel. Et taaskord siis võtsime aluseks siis selle, et on ühel pool siis on need, kes on liitunud, küsisime nende käest seda, et mida on ettevõtliku kooliprogramm teie koolis muutnud ja need, kes on mitte liitunud, küsime, mis teie arvates võiks muutuda liitumisel. Et kui ma räägin liiga kiiresti, andke märku, et ma praegu räägin samas tempos siis edasi. Number 1 asi mõlemal pool on see, et oleks parem arusaam ettevõtliku õppe mõistmisel ja rakendamisel. Et siin on näha, et natuke rohkem on isegi saadud sellist, on tulnud muutusi kui see, et kui arvatakse, mis muutused võivad tulla. Eks liitunute poole pealt on need protsendid natuke kõrgemad siin, et kui te näete, võrreldes sellega, mis on teisel pool. Et 67% parem arusaam ettevõtliku õppe mõistmisel ja rakendamisel. Liitunud poolt ja mitte liitunud poolt 57% arvab, et võiks olla. Õpilased saavad paremini oma ettevõtlikkust realiseerida, 60%. See on kõik, mis on üle 60%, see koht öeldakse, et see on ikkagi enamus, et statistilises mõttes, kes on seda vastanud. Õpilased saavad paremini ettevõtlikkust realiseerida, ootuse mõttes 52%. Natuke siin on nüüd järjekord muutus, et toon õpetajad mugavustsoonist välja. On öelnud 55% liitunud koolidest, ka taaskord küll palju, samas arvatakse, et võib-olla 50%, et siis toob välja.
Õpetajate koolitamisvõimalused paranenud 45%. Arvatakse seda, et võiks paraneda 34%, mitte õpetajate poole pealt. Suurem eneseareng õpetajatel 38% on siis muutus ehk on toimunud. Ja suurem eneseareng ootus jälle on 49%, ehk siis pooled ootavad võiks muutuda. Õpilaste motivatsiooni kasv 27% on siis olnud, et siin on nüüd natuke suuremad käärid nii-öelda selle kahe numbri vahel, et samas ootus on kõrgem siin, et võiks olla muutus õpilaste motivatsiooni kasvus. Rohkem pabermajandust ehk siis bürokraatiat, et see on 26% ja siin on siis ootus, et 18% arvatakse, et see võib muutuda. Muud muutused ja kes arvavad, et ei ole olnud muutusi, siis on 6%, see pole muutusi olnud ja arvavad 2%, et ei tule muutusi. Ja mida siis öeldi fookusgrupis, öeldi näiteks seda, et see programm toetab nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamist ja annab lisaväärtust koolituste näol. Et muutused kooli juhtimises. Et siin on samamoodi on küllaltki sarnane see pilt. Et on aidanud paremini hinnata kooli hetkeolukorda 65%, aitab paremini hinnata kooli hetkeolukorda ootuse mõttes 43%. Õppimine teiste koolidelt 55% on õppinud ja õppimine teiste koolidelt ootus 57%. Aidanud süsteemselt hoida fookust 53% ja hoida fookusi 50% on ootusena. Mis siis on veel muutunud, juhtimises rohkem bürokraatiat on tekkinud 15%, sisekliima paranenud 12%, on muud muutused 2%. Et ka siin võib öelda seda, et natuke siis kui välja arvata siis see hetkeolukorra teema, et hinnata paremini, siis tegelikult ka mõnes kohas ootused on natuke kõrgemad, näiteks et õppimine teised koolidelt on veidikene siis kõrgem. Aga muud ootused on enam sarnasel tasemel. Muutuste arendustegevustes. Et siin on ootuses päris mitmes osas siis kõrgemad, kui nad praegu on olnud, ehk siis õppimine teised koolidelt niinimetatud hea kogemuse ülevõtmise võimalus 57%, ikkagi üle poole praktiliselt siis on saanud hea kogemuse teistelt koolidelt. Õppimine teised koolidelt, et ootus on 63%, kooli sisehindamine täiustunud on 54% toimunud ja sisehindamine täiustub siis 50% on ootust. Tagasiside väljaspool kooli oma tegevustele 54% on siis olnud ja ootusena see 57%. Et taaskord väga vähe on neid, kes ütlevad, et ei ole olnud muutusjuhtimises, ehk siis arendustegevustes on siis 5%, ei ole olnud muutus arendustegevuses 1%. Et siin on parandanud selle ära, selle õigesti oli seal sees küsimustikus, et siin ta viib vahest sisse. Teadmiste võttes võib-olla annab liikuva parem kooli isegi rohkem, aga ettevõtliku kooli all töötavad teised programmid, oleme ettevõtlikud, sellepärast teeme. Et räägiti ka tegelikult ka teistest programmidest samamoodi ja sealt me räägime siis natuke hiljem edasi. Mis on üldised muutused on olnud, et on selline asi võib-olla, mis on muutunud rohkem maine paranemine, mis on öeldud. 55% on öeldud, maine on paranenud. Samas ootab maine paranemist 44%, et tuleb parem koostöövõrgustik üldiselt 52%, samas ootus paremale koostöövõrgustikule on suurem, isegi on 64%. Rohkem koostööd teiste koolidega 41%, mis on toimunud, rohkem koostööd siis ootuse mõttes 45%. Kvaliteedi märk uutele potentsiaalsete õppijatele 33% ja ootus on 31%. Et nüüd natuke suurem vahe on siis võrgustikus leidnud kolleege, kellega mõtteid ja kogemusi jagada, on leidnud 33% ja ootus on 47%. Ehk siis jah, taaskord jälle see, et võib-olla need teemad, et siis võivad olla need ootuse, mida siis oodatakse, et nendega tuleb rohkem tegeleda. Et mida öeldi grupis, näiteks fookusgrupis, öeldi seda, et positiivselt on mõjunud ka kooli mainele, tunneme, et oleme õiges kohas, oleme vägev kool. Selline hoiak mõjutab ka kooli omavahelisi suhteid. Et tasemete viisis olid erinevad asjad, et ma võib-olla siin isegi väga pikalt veel taaskord ei peatu, et muutusi õppetegevusi teisi enam kuldi või hõbetasemel olijad ja nad tõid üldse igasuguseid muutusi natuke rohkem esile kui teised, aga samas nad tõid välja näiteks ka selliseid asju nagu õpetajate mugavustsoonist välja toomist, rohkem pabermajandust ja bürokraatiat. Vastasel koolid tõid välja näiteks rohkem paremat arusaama ettevõtliku õppe mõistmise rakendamisel, õpilaste paremaid võimalusi ettevõtlikus realiseerida, õpetajate koolitamist, võimaluste parandamist ja suuremat enesearengut ning õpilaste motivatsiooni kasvu. Et ma arvan, et ma seda kõike siin ette ei loe. Nii et siis me pärast sellest natuke veel aega juurde.
Et kui võrrelda, kuna me siin tegime liitute ja mitteliitude vahel sellist võrdlust kogu aeg, mis siis nagu siis võib öelda kokkuvõtlikult, et küllagi palju sõltub ka lisaks sellele, kas ta on liitunud kool, mitte liitunud kool, sõltub ka sellest, mis on kooli üldine olukord ja mis tasemelt alustab nii-öelda, et selles mõttes, et näiteks väga erinevad on siis mõni väike maakool või siis versus ka see suur linnakool, millised on ettevõtlikus arendamise prioriteerid ja nende olemasolu üldse. Et samas võib öelda, et pigem on rohkem sarnasusi kui erinevusi vastustes. Nagu ma ütlesin ka, et võib-olla see on ka see motivatsiooni küsimus, et mitte liitunud vastasid need, kes on rohkem huvitatud programmist. Et hinnangu programmile valdad on positiivsed ja potentsiaalse kasu tuuakse välja, ainult väga vähesed, et ei oota kasu või ei ole saanud kasu. Et madalamad lasteaedade algkoolide hinnangud kui muud õppeasutuste poolt ja tundub kommentaaride järgi, et see pigem on siis see kõhklus, et me nägime ka fookusgruppides, et kas see programm on lasteaedadele sobiv. Et see on see küsimus, et ja kui ta ka ei ole, et ka fookusgrupis räägiti sellest, et võiks olla, et tundub ka seda, et väga palju millest räägitus, et tundub nagu kõige soovim põhikoolile, et kohati nagu siis jälle ei ole ta samuti ka siis täitsuülikooli rääkis gümnaasiumite poole pealt, kas ta seal on sobiv ja siis samamoodi klasside poole pealt räägiti ka, et just, et lasteaedadele, kas ta on sobiv. Ja siis muu õppekeelega siis nägid natuke vähem kasu. Ettevõtliku kooli programmi tulevik. Mida selle kohta siis arvati või taheti või oodati. Küsin korras, kas eelmise teema kohta oli küsimusi muutuste kohta? Kui ei taha küsida suuliselt, on alati võimalik kirjutada chati, et saame sealt lugeda pärast. Minul võib-olla on üks kommentaar, mis puudutab neid lasteaedu, et paljuski on siin taga ka see, et me ei ole varasemalt väga aktiivselt lasteaedadele seda programmi tutvustanud, et nad on justkui rohkem ise arvanud, et varasemalt ei olnud see programm abikõlbulik ja nüüd on ja nüüd oleme nagu selles osas edasi liikunud. Programmi tulevik. Küsisime seda, et kas te plaanite jätkata ettevõtliku programmi liikmena ja 8% ütles ehk valdav enamus taaskord ütles seda, et jah, plaanin jätkata, võib-olla ütles 9% ja 1% ütles, et ei plaani. Et lahkumisotsuse oli teinud see kool, kes ütles, et on jõudnud kuldtasemele ning tunneb, et on ammendunud see kool. Programm ei anna lisaväärtust nende jaoks. Kes ei ole siis kindlad, on pigem siis määramata tasemega koolid ja samamoodi on ka hõbe või kuldtasemel oli, et hulgas rohkem kahtlejaid. Just siis antud hõbe tasel kõiges on ju. Et kõige rohkem siis praegusel hetkel, kes soovivad jätkata, on need, kes on baastasemel. Nemad on kõige kindlamad jätkajad. Et siin võib-olla vaatame siis korraks veel peale, et siin on näha, et baastaseme on öeldud 88% öelnud, et jah, me plaanime jätkata. Kuldõpetase 59% öelnud, et plaanime jätkata, tase pole määratud, 74% ütleb, et jah, plaanin jätkata kindlasti. Ametite järgi siis direktorite on rohkem öelnud, et jah, plaanime jätkata 87%, koordinaatorid on vähem öelnud, 78%. Ja siin koolide järgi õppes tüüp, see on allpool näha siin, on siis lasteaed algkool 81%, põhikool lasteaed, põhikool 84%, muu oli siis täitsuülikoolid ja gümnaasiumid eelkõige 71% öelnud, et plaanid jätkata. Õppekeele järgi eesti keelega on 81%, üks ütleb, et plaanid jätkata ja 71% muu valdavad siis vene õppekeelega, kes siis ei plaani jätkata. Linnas on siis natuke madalam see soov jätkata 76% ja mujal, et siis on maasulad ja oli 84%. Mitte liitumise põhjuseid küsisime nende käest, kes ei ole liitunud. Ja ülekaalukalt oli välja üks põhjus, pole sobivad inimesed, kellel aega tegeleda programmiga. Kardetakse samamoodi ka, et rakendamise kaasneb liiga palju bürokraatiat, ollakse juba muudes programmides piisavalt palju. 5% on öeldud, et ei näe kasutegurit. Et siin mõnikord tõi välja seda, jah, et mida Spirit ütles ka, et jah, et näiteks me oleme lasteaed, et sellepärast ei ole. On öelnud, kes liitumine plaanis 4%. Ja siis ei oska öelda 14% olnud. Et aga see soov saada juurde ka informatsiooni. Näiteks, mida öeldi meil siis ka on öeldud, on seda, et lastega seonduvalt infot vähe, programmis suurem tähelepanu koolidel. Aeg, kuna hetkel tegeleme aktiivselt rohelise kooliprogrammiga. Raske on leida ühte, kes võtaks asutuse eestvedaja rolli. On samamoodi söödud. Näiteks.
Liitumisotsust, mis siis nagu küsime, mis mõjutaks, mis aitaks lihtsamalt otsustada ettevõtliku kooliprogrammiga liitumise kasuks. Et ei soovi liituda 9%, küllaltki väike osakaal, mitte liitunutest öelnud seda. Ja et loen ette. 50% on öelnud seda, et vastava teemas infotunnid või koolitust õpetajatele, et teeksid otsustamise lihtsamaks. Võimalus külastada teisi koole ja saada ideid hindamistelt, 47%. Maakondliku koordinaatori poolt programmi tutvustus, selgitus ja informatsioon, 43%. Võimalikult vähe lisaaruandlust, ehk siis vähe bürokraatiat, 40%. Kaasaegsete metoodikate tutvustus õpetajatele, 39%. Aineõpetajatele inspireeriv baaskoolitus kasutegurites, 22%. Mentorprogrammis osalejate koolide, 22%. Ja siis sotsiaalmeediasse info jagamine 5%. Ehk siis võime öelda niimoodi, et ikkagi see sama esimene 50 kuni 39%, need esimese 5 on kõige olulisemad põhjused, võimalused, miks nagu siis jah, et aitaks otsustada. Et näiteks öeldi, et infoüritused, maatekondliku koordinaatori tutvustused, teiste koolide külastamise võimalused, et tahetakse kuulda ka reaalseid kogemusi, et teha seda, et fookusgrupis ka räägiti, et mida siis et tahaks nagu need, kes on programmis ja mida nemad siis päriselt räägivad ja mitte ainult ei räägi siis programmiga kursis olev või sellega koordineerija, vaid kas need liitunud koolid juba räägiksid. Ning need jah, et potentsiaal on päris palju, tundub siin, et huvi programmiga liituda on päris suur, sest neid, kes ei soovi liituda, on küllaltki vähe, vähemalt selles sihtrühmas olnud. Et mida öelda fookusgrupis ja kardetakse, et sellega kaasa mingi kohustuse, paberite täitmist, igasugu Zoomi koosolekud või koha peale minekud. Arendusettepanekud, et selles mõttes mul oli väga suur rõõm oli kuulda, et hästi ka huvitav, et oli väga palju selliseid ettepanekuid tuli ka fookusgruppides, mida arvati, mida võiks veel teha, mis näitab ka sellist suurt kaasatust kaasamõtlemisprogrammile. Ja mida siis tahetakse eelkõige näha, on siis näidistunnid aineõpetajatele 63%. Aineõpetajate täienduskoolitused 57%. Aineõpetajate luua selge ülevaade programmis osalemise kasuteguritest 56%. Maakondlikud infopangad ettevõttest ja organisatsioonidest, kes nõus koolidega koostööd tegema. Ja siin oli see rõhk oli veel, mida siis ka fookusgrupis väga öelda, mitte sellised üle-eestilised, just see piirkondlik, et ka piirkondlikult saada sellise ettevõtlusega just koostööd. Kui ka mäletate, siis et oli saadud päris palju koostöö, see muutus, mis toimub või kasu, mis oli toimunud ettevõtete koostöö ja ka oodatakse seda ettevõtete koostööd küllaltki palju. Teha heade kogemuste jagamise üritusi või koolituspäevi on 52% öelnud. Edulugudest praktiliste näidete ideede pank. Taaskord just praktiline oli see märksõna, millest väga palju fookusgrupis räägiti. Kohtumise koolide koordinaatoritele, et seda öeldi, see oli see teema, mis puudutas sellist koostöövõrgustiku poolt just, et see koostöövõrgustiku pool, et ka just seda tõid välja ka hõbetaseme koolid, kuna see natuke võib-olla nagu mõne jaoks nõrgemaks, et siis mõeldi just, et koordinaatorid omavahel võiks rohkem tekkida siin tugevam võrgustik. Uutele inimestele koolitused lisaks tulemine 44%, igale koolile mentor toetaja, abiprogrammi elluviimisel 3%, õppeasutuses omavahelise koostöö soodustamise üritused, tegevused 2%, koolide võimalus käia teisi koole hindamas, ideede kogumises 38%, erinevad standardi vormid, erinevad gümnaasiumid, lasteaed ja nii edasi. Ühesõnaga siis, et on eristatavad need, et igaüks vastavalt oma siis selle asutustüübile. On 35% öeldud, vähem suunata energiaprogrammi laiendamisel, rohkem liitunute toetamisel on 34%. Personaalne tagasiside hindamisele meeskonnalt, näiteks kas on arengukonsultant, et pakuti see välja, võiks olla keegi siis üks inimene, kes siis suhtleb siis iga selle kooliga ja räägib nendega ja arutab läbi. Aidata väikekoole ressurssidega, et kuldtasemele jõuda, personaalse koolituste soovitused taaskord jälle siis meeskonnalt. Ja see on siis koolitussoovitused, teemine siis tagasiside. Pikke etteteatamise tähtaeg koolitustele 8% ja kuldtasemele jõudes loetakse programm lõpenuks 8%. Et siin on ka jah, et välja toodud, et ka samamoodi jälle tasemete lõikes, et ma siin kõike seda ette ei hakka siis lugema erisusi, aga et paar olulised asjad on välja. Et määramata taseme koolide jaoks või teistes suhtes olulisem ettepanek määrata igale kooli mentor toetaja. Ehk siis see on see, et mida nemad vajaksid kõige, siis rohkem teisega võrreldes tähendab. Kuld- või hõbetasemele jõutud, et teisest olemas seda, et programm loetakse lõppenuks. Oleks võimalus saada personaalset tagasisidet enese hindamisele, see oli selle nii-öelda arengukonsultant ja personaalse koolituse soovitusi samamoodi saada siis meeskonnalt.
et nendest see kohta öeldud, et aru saada, et on programm ja iga programm lõpeb, kui võtakse hoiak, lõpetada kuldtase, antakse sertifikaat, ei kesta igavesti, või nad nimetavad lõputunnistuse. Suudame edasi toimetada. Ja jõudsime ka peaaegu lõppu juba. Küsitletud koolide esindajate kommentaarid, ettepanekud. Ma küsin korraks veel seda, kas on eelmise osa kohta küsimusi? Et seda me küsisime nüüd ainult nende, kes on liitunud, et mida võiks paremaks teha, nad parandusi. Ei ole praegu küsimusi. Küsitletud koolide esindajate kommentaarid, ettepanekud. Ja siis liitunud ütlesid. See oli selline variant, et ühesõnaga avatud ise vastata. Et neid ei olnud väga palju, kes seda ütlesid, et oli 29 inimest, kes vastasid. Et aga mida siis öeldi seda, et programm annab rohkem alustajale, et hiljem hakkab see ammenduma. Et ei lähtu õpetajate tegelikest vajadusest ja programmides ja kirjas puudu, mis siis paneks siis ka näiteks liituma neid uusi. See on nüüd öelnud neid, kes on juba liitunud. Et samamoodi soovite teha alustajal koordinaatorile ametijuhend, et ta saaks aru oma ülesannetest ning programmi tugevustest, tegevustest, et saaks aru paremini. Ja arvata, et rohkem oleks vaja toetada uusi õpetajaid, et kes liituvad peale seda, kui tulemkoolitus on toimunud juba. Et toodi välja see programmiga seotud probleeme näiteks seal, et soovitakse lisakoolitusi, koolisiseseid probleeme, jäiks see programm, kõik on hästi öeldi. Et ja mõni ütles ka, et alles alustasime. Et näiteks, mis siin on öelnud üks, et kellegi polnud aega öelda, kus, mis toimub, väga raske oli algul. Teised on protsessis sees, ei saa aru, millest mina aru ei saa. Et see on siis see põhjus ka, et millest siis tahaks, et kes tuleb kooli juurde, uus inimene näiteks, et saaks aru, mis siis toimub. Et mõningaid tsitaate, ma loen siis natuke ette neid, et see on, mida siis on öeldud. Need on nüüd praegu pärit mitte siis fookusgrupist, vaid need on pärit siis sellest ankeedist, et mis inimesed on öeldud. Gümnaasiumastmele võiks olla eraldi kohtumised ideede jagamiseks. Oleks tore kuulda gümnaasiumite kogemust, sest see erineb oma olemuse kiirest lasteaiast ja klassidest, paljuski ilmselt põhikoolist. Palun mõelge läbi koos kooli inimestega, kui mõttekas on ressursside kaasamise protsenti kehtestada nimetatud ühe lauaga. Mõnes koolis on väga suured majanduslikud kulud, mõnes väga vähe inimesi. Enese täiendamise motivatsioon kaob, kui asi läheb absurdseks. Kuna me pole sisehindamisega edasi jõudnud, siis ei teagi, kas olen programmiga kool või mitte. Kui programm soovib jagada tunnustusi, siis peaks programmi inimesed ise võtma ette standardi ja selle läbi koole hindama ja kui kuidagi muidu ei saa ega oska, siis jagama tasemeid, sulgas medaleid. Samas, kui tase on saavutatud ja medal väljastatud, siis pole vaja seda ühel hetkel taas ära võtta. Olümpiavõitjad ju ka medalit ära ei võeta, kui tõest dopingut pole kasutanud. Viimase 1,5 aasta jooksul on tegevus jäänud soiku. Pole nagu mingit plaani, koostööd ja edasi. Ainult e-vahetunnid, aga meie kooli pole küll mingit muutust ausalt öeldes. Saime baastaseme ja sellega piirdus nagu võrgustikust ja koostööst on asi kaugel. Ootaksin koostööd ja ühiseid tegemisi. Mitte liitunud, mida siis nemad ütlesid, et tahtsime samamoodi võimalus siis kirjutada mingi kommentaare või mõtteid. Ja eelkõige siis väga palju lasteaeda veel vastas ja ütles, et nemad soovid rohkem infot saada lasteaeda kohtööst. Et öeldi seda, et on plaan liituda, et ei tea, öeldi seda, et ei soovi liituda. Et mõned on skeptilised, et lasteaeda pigem sobiks, et osa koolid on seotud juba teiste programmidega, tunnevad, et sellest piisab. Ja öeldi ka seda, et liitumisplaanid segab õpetatud suur töökoormus. Näiteks, mis välja toodi, taaskord loen ette tsitaate. Osaleme niigi mitmetes erinevates programmides. Iga programm vajab aruandlust just sellele sobivas kastmes. Meil on oma suund ja fookus ning eelistame keskenduda sellele, sulgudes seikluskasvatus. Olen arvamusel, et lasteaias on ettevõtliku kooli programmiga alustamine veidi vara. Küll aga koolis on see väga hea tõhus koht arenemiseks. Nii, minu poolt on kõik, et ma arvestan sellega, meil võiks tulla veerand tundi umbes küsimusi või kuidas meil on praegu, kas on mõned küsimused tekkinud kellelgi. Tahab midagi üle täpsustada, rääkida, vaadata. Aitäh, Liis, tempoka etteaste eest. Aga nüüd on tõesti võimalus avaldada oma mõtteid ja küsida küsimusi. Tõenäoliselt oli informatsiooni väga palju, et nii kaua kui teised mõtlevad, ma ütlen, et minu jaoks nagu väga palju üllatusi ei olnud. Et pigem saime sellist kinnitust, et oleme oma arengumõtetega õiges suunas liikuma hakanud. Et
võib-olla kõige suurem üllatus minu jaoks isiklikult oli see, millest me täna tegelikult ei rääkinud, et koolid tajuvad sellist võrgustikus osaledes sellist konkureerimise momenti. Et seda ma ise ei osanud nagu arvata. Nii, aga meil on chatis üks küsimus ka. Elmo küsib, et kas juhatajate ja õpetajate vastustes oli mingeid suuri erinevusi? Selles mõttes, et kindlasti oli märgata erinevust, et mõned ma tõin seda välja, et juhtidele, et meil oli ka fookusgrupis, meil oli nii juhte kui ka koordinaatorid ja kindlasti see on erinevus selles mõttes, et juhtidel on selles mõttes on natuke nagu see laiem, pikem, üldisem ja prioriteedid on natuke erinevad ikkagi tegelikult. Ja mida siis oodatakse ja tahetakse sellelt ka programmilt, kui ka milliseid kasusid nähakse. Et see on ka näha, et siin mõnes kohas, kus teeme välja, et võiks öelda, et pigem juhid võib-olla hindasid valdavalt positiivsemalt. Aga pigem on jah see, et see ootus ja see arusaam, mida nad oodatakse, et mida siis sest juht vaatab seda, mida saab kogu see kooli personal, mida saavad õpetajad ja nii edasi, et koordinaatori natuke on sellist rohkem sellist ütleme igapäevasest tegevust ja bürokraatiat ja kõike seda on samamoodi ka võib-olla rohkem seal on ja sealt oli ka rohkem ootusi sellise just see koostööle ja sellele arengule ja sellise poole peale. Kas ma vastasin küsimusele või on tegelikult veel täpsustada selle seos? Võib-olla keegi soovib äkki midagi veel küsida. Et omalt poolt ütlen, et nii kaua kui kogutakse mõtteid, et julgustan kirjutama siia chatti. Omalt poolt ütlen seda, et olen sellega varem tutvunud, läbi lugenud ja tegelikult leian, et siin on materjali kuhjaga, et parendustegevusi ette võtta. Need asjad on meil juba plaanis, oleme siin juba Piretiga ka arutanud, mida ja kuidas. Ja tegelikult ongi ju nii, et lõpuks on küsimus ainult ajas ja rahas ja selles, et kui palju inimesed tahavad koostööd teha. Et meie omalt poolt oleme valmis seda kõike tegema. Aga siis küsimusi veel. Aga kui tuleb Piret, võib-olla siis täname Liisi ja ega siis vägisi vast ei pinguta siin. Aga kui küsimusi ei ole, siis me võime tõesti tänase kohtumise lõpetada. Aitäh, Liis ja aitäh kõigile, kes kuulama tulid. Et ma arvan, see aruanne vist on ilmselt kätte saada ka, et seda aruanne tõenäoliselt on 164 lehekülge, nii et see lugemist on piisavalt, et ma praegu tõin siis jah välja sellised, et igast temaatikast, et vaata, Erik on käe tõstnud, et näeme õigesti. Aha, kadus ära. See oli kasutamine. Aha. Ja, see oli aplaus, väga hea esitlus. Selge. See oli lihtsalt selline koht. Okay. Ma naeran sellega, et käsi tõstetakse, siis küsitakse. Aitäh. Aga aitäh ja head õhtut. Head õhtut kõigile. Tšau.